Me püüame säilitada koera, kassi, veise ja hobuse tõugusid. Me oleme mures, et Ameerika naarits püüab välja suruda Euroopa naaritsat. Ma küsisin nende lolliva Eesti esindajate käest ühel nende üritusel, et miks see siis seal multikultit ei juuruta. Miks siis ei võiks meil olla Euroopa koer, Euroopa kass, hobune ja nõnda edasi. Ja need otsud ei olnud selle peale midagi vastata. 1972. aastal koostasid Eesti põrandaalused ÜRO Peaassambleele adresseeritud memorandumi, mis algas sõnadega, lähtudes sellest, et eri rahvuste olemasolu on inimkonna rikkuseks, et rahvuskultuuride vägivaldne nivelleerimine ja assimileerimine vaesestab inimkonda, et rahvuse, tema keele ja kultuuri säilimise põhitingimuseks on iseseisva rahvusriigi olemasolu. Euroopas on viimasel ajal paar riiki nagu Tšehhoslovakkia ja Jugoslaavia jagunenud osadeks. Slovakkias olles sai Slovaki käest küsitud, kuidas teil suhted tšehhidega on. Ja tema ütles, et sellest ajast peale, kui meil omaette riik on suhted paremad. Mis puutub pagulastesse, siis meil on neid pagulasi praegu siin juba mitusada tuhat. Ja me ei sobi nendega kokku. Nende põhimass on orirahvas, kes on valmis truult teenima ükskõik millist türanni. Umbes 70% neist jumaldab inimkonna ajaloo üht kõige jälgimat türanni, kes oma rahvast hävitas miljoneid. Nad õigustavad kõiki valitseva ladviku kuritegusid. Krõmm naš, ütlevad nad. Krimm liideti tõesti Venemaaga, aga liideti täpselt samuti, nagu teise maailmasõja ajal liideti mitmed Euroopa riigid hitlerliku Saksamaaga. Kolonistid korraldasid Krimmis referendumi ja otsustasid Krimm liita Venemaaga. Sakslased oleks võinud ju Stalingradis ka referendumi korraldada, neid oli seal koos liitlastega 330 000 ja nad oleks kindlasti otsustanud Stalingrad liita Saksamaaga. Aga paljudele venelastel on selline Hitleri mõttelood, et alles für Herrenvolk, kõik härrasrahvale. Ainult, et erinevalt Hitlerist on nemad arvamisel, et Hitler selle härrasrahva, kellele kõik peaks kuuluma, valis valesti. Kui üks rahvas pole võimeline oma iseseisvas riigis endale normaalset elu looma, nagu venelased Venemaal, süürlased Süürias ja nii edasi, siis võib kindel olla, et nad ei suuda seda ka kuskil mujal. See on umbes sama, kui skunks hakkaks põgenema enda haisu eest. Kui kõiki rahvaid juhitaks samal tasemel, siis oleks elatustase Venemaal kõrgem kui Eestis, arvestades Venemaa suuri loodusrikkusi, ja Eestis oleks kõrgem kui Soomes, sest enne Nõukogude okupatsiooni olid Eesti ja Soome praktiliselt samal tasemel. Soome on möödunud sajandil ühe sõja rohkem üle elanud kui Eesti, kaotanud 10% territooriumist ja maksnud Venemaale $300 miljonit valuraha selle eest, et julges vastu hakata. Tegelikkuses on nagu asi täpselt vastupidi. Putin kutsus välismaal elavaid kaasmaalasi kodumaale tagasi pöörduma, aga ei ole näha ega kuulda, et keegi minna tahaks. Ja kui mõni sund korras välja saadetakse, eriti palju nüüd saadetud ei ole, Eestis saadeti mõned aastad tagasi välja Pjotr Rošok, venemaru rahvuslane. Lätis saadeti välja Vene erusõjaväelase Slivenko, naine ja tütar. Kõik nad andsid asja kohtusse ja nõudsid, et neid tagasi lastaks.
Slivenkod nõudsid veel, et neile makstakse 400 000 eurot neile tekitatud moraalse kahju eest. Euroopa Inimõiguste Kohus, lähtudes sellest, et Läti olevat mingit väikest seadusepunkti rikkunud, otsustas, et Läti peab nad tagasi laskma ja maksma kummalegi 10 000 eurot. Pjotr Rosokiga oli ka nii, et kohus otsustas, et ta peab tagasi saama. Nii et kui me püüame säilitada koerakassi, veisi, hobuse-tõugusid, siis säilitame ka rahvaid, sest mida segatumad on rahvad, seda ühenäolisem on maailm ja mida ühenäolisem on maailm, seda rohkem on alkoholismi ja narkomaaniat. Praegu püüab politsei mõne päevaga 20 joobunud autojuhti kinni ja võib päris kindel olla, et kaugeltki kõiki nad kinni ei püüa, neid on rohkem. Nii et iga roju oma koju. Jaa, väga õiged tähelepanu, täname. Kas veel keegi on vahepeal enda sama?